Tere! Podcast 442. Minu nimi on Ivan, mu kõrval on Maarja. Tere! Räägime Eesti jalgpallist päeval, mil me tõusime FIFA tabelis 2 kohta. Me oleme nüüd 121. No millal see viimati juhtus, et me üldse tõusime seal tabelis? Eelmine kord. Eelmine kord tõusime ka? Kuule, siis on tõesti... Mäletad, me arutasime, me veel ei saanud üldse aru, kuidas me nagu nii kõrgel olema saame. Jaa, õigus oli küll, jah. Aga nagu ainult tõuseme ja siis Leedud ja Lätid nagu saavad ka võita, aga nad nagu langevad. Et seal on mingi huvitav loogika. No neil oli head tulemused all, vaata. Aga kas ma räägin, see Aivar ei ole seal ilma asjatades komiteedes või kus ta on, ju. Aga sellest räägime äkki lähemalt. Enne tähtsad asjad. Kõigepealt me unustasime öelda, et me oleme Põhjalas. Põhjala on jumala hea koht ja nüüd on see saun. Saun ei pea siin kütma ka, siin on juba vaikselt, on see eesruum väga soe, eriti päeval. Äkki tööpäeval keegi ei käi, ju. Aga jah, me tegelikult peaks sinuga ikka ühe sauna episoodi ka ära tegema. No ootame siis, ma ei tea. Arvan, võib-olla Premier League'iga kokkuvõtte kuskil novembri lõpus või detsembri alguses, kui tänu sellele, et... Kuule, mis tuleme pärast kordi Kalju Florat siia laupäeval, kui on 0 kraadi? Ei, see on normaalne aprillis ju, see on ideaalne, lihtsalt vaata on muutujaid, mida ei saa mõjutada, aga detsembris on saun palju parem pärast Premier League'i mängu. Üldiselt küll, või siis laskasuuska, see selleks. Tunnustame ka Epic Beti. Epic Reedit ei ole enam, on ju. See sai... Need, kes kasutasid, sest teinekord on õppetund, tuleb kasutada ja nüüd on nagu uued ja vanad asjad. Eks vaatab jooksvalt, mis välja mõtleb, aga praegu on Mount Epic tasub mängida. Just Epic Beti Telegrami grupis üks Eesti kasutaja jagas, et jõudis 5 järjestikuse võidumine. See ei ole üldse tegelikult nii lihtne. Üldse ei ole lihtne, et see vajab ikka kõvasti mõtlemist ja natuke ka õnne ilmselt, et... No see on, vaata, muidu 5 järjest võidad, aga sa pead iga päev vaata panema, see tekitab sihukese keerulise olukorra. Nii, ja ühte asja pole üldse hästi ammu siin episoodis rääkinud, et vajutage follow, meie nupp, subscribe nupp, kõikides kanalites me oleme Instagramis, Telegramis, Threadsis, TikTokis on Germo, kes tahab Germo näoga lähemalt tutvuda. Seal on olemas, et see on tegelikult väga-väga oluline. Vahepeal ma pole lihtsalt rääkinud, et see Heina episood tõi väga palju uusi inimesi, aga ma tean, YouTube statistika ei valeta, et meil on kogu aeg 200 inimest umbes, kes sellised, sinu tüüp inimest, kes lihtsalt vaatavad, aga follow ei ratsi panna. Ei, vaata, mina olen üldjuhul sisse logimata ikkagi, et mulle ei taha, et koodid seal mängiks rolli. Selge. Ja üks asi veel, tegelikult meil on, ma pole seda pühambu rääkinud, aga selline asi on nagu Buy Me a Coffee lehekülg meil. Ja üks hästi lihtne matemaatiline tehe, et meid pidevalt vaatab umbes 1000 inimest. Ja lihtsalt see on väike värk, et 5 eurot kuus, mis on, see on isegi vähem kui 1 õlle põhimõtteliselt Premier League'i mängul on. Kui 1000 inimest oleksid nõus 5 eurot kuus tribüünil eraldama, siis me säästaks aega, nagu jõudu, ja saaks keskenduda päris asjadele nagu külas käia meie jalgpalluritel, teha paremat asja. Ma arvan, et me saaks kohe palju parema stuudio ka, paremad helid ja sellised asjad. 5 eurot, on ju, tegelikult. No ei kõla väga palju niimoodi, jah, kui võtta eraldseisult, eks loomulikult ei saa, see ei ole nagu realistlik, et kõik... Ei, see ongi vabatahtlik, ma lihtsalt panen teile ütlema, et mõnikord väike effort, mingi 30, hetkel on kõik, 32 inimest on ju, et teinekord väike effort aitab väga palju juurde kaasa, et me ei ole kunagi väga palju küsinud, on ju, aga see on sihuke asi. Vot, et sihukesed kommertslikud asjad, aga teisest küljest ma räägin, et mul seda raha vaja ei ole, aga ma tahaks väga palju paremaid, et tihti meile kirjutaks, et helid ja pildid on nii, uskuge mind, ma tahaks ka väga palju paremini teha, aga lihtsalt väga paljud asjad jäävadki raha taha, ongi kõik. Vot, nii, hakkame arutama siis või? No mis me arutame täna? No sel ajal, kui me sinuga podcasti teeme, täpselt sel ajal toimub UEFA mingi täitevkomitee istung või kuidas seda nimetaks? Täitevkomitee liikmetele valimine siis. Aga see on kongress, kongress on selle nimi. Et samal ajal Aivar Vohlak, tõenäoliselt ta saab, võib-olla episoodi lõpuks me juba teame, ma vahepeal viskan pilgu peale, et kuule, kui inimesed ikka paluvad, ju siis sa saad. No 11.7 on, see on juba, kui eeldada, et kõikidel kandidaatidel on võrdne tõenäosus saada, siis on üle 50, et kõikidel muidugi ei ole ilmselgelt, aga ma arvan jah, et kui ta sinna kandideerib, siis ta ilmselt ise usub ka, et on päris arvestatav võimalus. Ei, kuule, teda paluti. No jah, just. Olgem ausalt, see ei ole nii, et Aivar ei ole mitte, kas sa oled üldse kunagi, Aivar ei ole selline
omakasvupüüdlik inimene, eks ole, ta siis, kui inimesed paluvad, ma arvan, et Aivar ei kandideeriks jälle jalgpalliliidu presidendiks, kui keegi tungival soovil ei paluks teda seda teha. Jah, kahtlemata tullakse ligi, aga siin ongi küsimus see, et vaata, ma arvan, meie jaoks need rahvusvahelised jalgpalliorganisatsioonid ja valimised ja toimimised jäävad tegelikult päris kaugeks, et ma arvan, et ei sina ega mina ei ole nagu üldse konkreetselt kursiski, et mida nad üldse nagu teevad, et ma nüüd natuke seda uurisin, et mis see nagu selle täitevkomitee nagu eesmärk võiks üldse olla. Mingi võistluste korraldamine, organisatoorsed asjad, kuidas nagu jalgpallisüsteem nagu toimida võiks. Siis ma mõtlesin nagu selle nurga alt, et kuigi suures plaanis minu jaoks nagu need UEFA-d ja FIFA-d on nii korrumpeerunud raha, need organisatsioonid, kelle ainuke eesmärk on rohkem dollarit teha, siis tegelikult oleks nagu päris huvitav, et ma jällegi ei tea, et kas siis nagu meie väiksest sellest, Eestis pole kedagi nagu seal on nii kõrgele positsioonil jalgpallis, kas meil nagu meie regioonist, ma mõtlen siis kogu see Skandinaavia, Baltikum, kes meie siin ümber on, kas sealt nagu kedagi üldse varem on olnud, just nagu selle nurga alt, et kui me räägime nagu võistluste korraldamisest, sest olgem ausalt, praegune UEFA poliitika absoluutselt ei soosi meie nii-öelda regiooni toimimist selles jalgpallisüsteemis. Siis see võiks olla see, et kui meie regiooni inimene seal on ja ta peab seda oluliseks, siis võiks saamad see nagu mingid muutusi kaasa tuua. Okei, jätame selle kõrva siis ma olen sinuga nõus, Ma vaatasin ka, et hästi pinnapealselt, mis nad seal teevad, ega annavad mingit Champions League finaale kellelegi, see on väärtuspõhine organisatsioon. EM-ide mingid korrad, ma eeldan siis, et noorte mingid võistlused on ju kuulavad. Sellega meil on päris hästi läinud, et me oleme mingid U19, U17 ikka saanud siin aeg-alt. Nii tüdrukutel kui poistel on ju. Ma arvan kindlasti rohkem kui keskmine riik, et päris usinalt oleme saanud neid. Võib-olla seepärast ongi tuldud, et tule aita meilt, on ju. See selleks, nii. Aga ega see nagu, ega ma enda peas nagu ei mõelnudki välja väga, mis seal nagu konkreetselt Eesti jalgpallile kasu oleks. Aivar Pohlakule see on ilmselt väga kasulik, sest ta saab jälle nagu rohkem olla pildis ja rohkem nagu tema hääl ilmselt kõlaks rohkem, et ta jõuaks rohkemate mingite ametnikele seal, aga ma kahtlen, et see on Eesti jalgpallile nagu oluliselt mingi edasiviivaks jõuks. Ma arvan, et siin on ikkagi see nagu võtmekoht on see, et mis on nagu need eesmärgid. Me tegelikult ju ei teagi, et mis oleks nagu Aivar Pohlaku eesmärgid siis UEFA-s, ma ei tea, üleüldiselt UEFA toimimise mõttes, kui ka selles mõttes, et mida see võiks nagu Eesti jalgpalli teha. See on tegelikult väga aus point, et me tegelikult mitte üheski intervjuus ju mitte keegi vist isegi ei ole küsinud. Vähemalt ma ei mäleta, et Aivar Pohlak rääkis, et millisena tema näeb nagu Euroopa jalgpalli. Mingi väga pealiskaudse, mingi kultuuri säilimine. See kõredi, ma olen ka rahu poolt ja nii on. Aga selles mõttes olekski huvitav teada, ma ei tea, kas ta ei tahtnud enne neid valimisi väga nagu rääkida, nii, aga tegelikult tahaks ju teada, kuidas tema näeb, selles mõttes, et kaua me teeme seda seal kinnistes grupi, teades Aivarit, ilmselt ikkagi seda vastust ei tule, aga oleks huvitav teada, et lõpuks ta esindab Eestit, kas ta esindab seal rohkem nagu enda vaateid või seda, mis on nagu Eestile kasulik? Täpselt, et ma arvan, ütleme, kui see nagu skaalal on see, et see on Eesti jalgpalli jaoks nagu neutraalne või siis nagu hea, siis ma pigem ikkagi ütlen, et see on hea, et kindlasti ta arvan, et Eesti jalgpalli nagu halvasti ei mõjuks, et mingit lobitööd on ikka võimalik teha, et võib-olla kõlab halvasti, aga paratamatult need rahad tihtilugu hakkavad siis rohkem nagu suunama kuskile siia, et see vahet pole, kui läheb nagu kuskile mõjale, kus ta minema ei peaks, ütleme, räägime siis nagu nii-öelda viisakas mõttes, et ei peaks sinna liikuma, siis iga nagu nii-öelda investeering, mis tuleb väikestest jalgpalliriikidest, on tegelikult ju meie jaoks väga kasulik ja vajalik. Ma lähen veel nagu sügavamale, et ma ei ole nagu poliitikas väga, ma ei ole kindlasti spetsialist, mis tegelikult mis seal toimub, aga ma toon sihukese paralleeli ilmselt, mida ei tohi tuua ja ma saan vastu pead. Aga Kaja Kallas näiteks on ju, läks ka Euroopas, ta muidugi pani ameti maha, see on juba teistsugune näide, sest UEFA-s on ju lausa nõutud, et sa oled oma selle alaliidu juht. Jalgpallis ongi omad loogikad elus. Et ta läks sinna on ju, ja ilmselgelt, vähemalt esialgu ta ongi, vaata see Kaja Kallas ongi, ta on nagu välispoliitiliselt tugev, ta ei ole nagu sisepoliitiliselt on tugev. Ja ta vähemalt nii palju, kui mulle tundub, et vähemalt seisab selle eest, mis on Eestile hea. Ja see mingitele riikidele selle ei meeldi, alla Portugalid, Hispaaniad, sest et mida kuradit, vaata, meid huvitas mingi Vene moht ja nii. Et vot seda tahaks siis näha, et me seisame enda nagu huvi eest. Kas Aivar Pohlak on meie Kaja Kallas jalgpallimaast? Ma mõtlesin, sa tood hoopis selle paralleeli, et Aivar Pohlak on UEFA-s palju hinnatum spetsialist kui Eesti jalgpallis näiteks, et mis võib väliselt jällegi, et ei ole vaata kursisini, aga mulle nagu kaudselt jääb selline mulje, et vähemalt see, mis ta isegi välja presenteerinud, et
et UEFA-st on ikkagi suur arvamusliider, et no mitte, et Eesti jalgpallis ei oleks arvamusliider, aga et see maine nii-öelda siis on võib-olla kuidagi kõrgem isegi. Aivar Pohlak on meie Kaja Kallas jalgpallis ju. No mingid sarnasust võib nagu leida nende näidete puhul, ma arvan, jah. Aga tegelikult, miks ma sinu näidet ei saa tuua, sest et jalgpalliskeenias kuidagi väga avalikult ei räägita asjadest, et seal on ainult see Jefferin, kes ütleb mingi asja ja nagu need mingid täitevkomitee või mingi töögruppide inimesed väga ei lobisegi sellel teemal ausalt öeldes, et see on üldse, või no muidugi ma ei jälgi väga mingi Bulgaaria tüüp või mingisugune Liechtensteini tüüp, vaata, mis nad ütlevad seal, ma tegelikult ei jälgi seda, võib-olla seal oma nagu riigis nad just räägivad, ma ei tea. Aga seda ma nagu alustasin ka sellest, et ta on ka minu jaoks, kes ma ikkagi pean ennast nagu jalgpallis sees olevaks inimeseks, see UEFA tasandil jalgpalli juhtimine jääb minu jaoks nagu väga-väga kaugeks, et mul ei ole hetkel mingit vähimat kaimu, kes seal enne täitevkomitees üldse mingid otsused vastu võtsid, milline see üldse UEFA, ma ei tea, milline on UEFA arengukava kas või näiteks järgmised 5 aastat. Mul pole mingit taimu sellest, et võib-olla see on, tuleks nagu endale otsa vaadata ja võib-olla uurida siis, aga kuidagi on kaugeks see on. No samas me nagu fännina ei pea ka kõik uurima, võib-olla ju siis näiteks ajakirjandusele pidanud seda tähtsaks, kui tõesti ei olegi nagu seda andme, me ei tea. Üks asi mul meenus mäletad ühest dialoog kohtumise Aivar ütles, et tema pani ikkagi bloki peale, et EM ei laieneks 32 peale, et see läheb liiga suureks. Et see oli see, mis siis Eesti huvides ei oleks. See oli näide sellest, kuidas ta ikkagi ei ole ainult omakasupüüdlik, vaid mõtleb suuremat. Laiemat pilti tuleb vaadata. Täpselt. Aga minu meelest, kui nagu siduda veel kuidagi juba see Eesti siis tulevaste valimistega, siis ma arvan, et selle nurga alt tegelikult see võib isegi päris oluline olla, kas ta saab seal valituks või ei saa. Just nagu selle nurga alt, et ma arvan, et kui ta saab valituks, siis ta nii-öelda tõenäosus Eesti valimised võita tõuseb veel märgatavalt, et siis on juba nii-öelda klubidel, kes on isegi 2 vahel, on väga selge nii-öelda signaal, meil on oma inimene on UEFA-st kõrgel kohal, mida see saab tähendada, see tahab tähendada ainult head. Ehk siis, kui ta peaks saama valituks, siis ma julgen öelda, et Eesti valimised on totaalselt lihtsalt toimuvad, aga nendel puudub iga sisuline mõte. Jah, ma kardan, et ikkagi episoodi lõpuks me ei tea täpselt tulemust, aga selles mõttes väga vahet ei ole ju, et kui ei saa, kui saab, aga 25 minuti pärast hakkavad valimised päris. No, põnev. Nii et teise osaga me venitame, täna tuleb 3-tunnine episood, kuni me teame, mis tulemus. Pigem ma arvan, tuleb siis 30 minutit, et ma panen ise vaata popcorni veel sooja, et jõuab lõpetuseks kohale. Okei, selge, aga liigume sealt edasi nüüd selle juurde, mis Ragnar Klavan tegi avalikustas siis, mis on aus. Tähendab mitte ei avalikustanud, ta esitas oma kandidatuuri, millega avalikustati need 18 klubi, kes on hääleõiguslikud ja kes panid allkirja alla tema kandidatuuri. Oot see on aus. Mul oli isegi, see toimus ju kolmapäeval, mul oli kolmapäeval juba selline mõte, et oma peas mõtlesin üles ehitada episoodi sellele, et lihtsalt haudvaikus on Klavani leerid, et see ei saa nagu, mis toimub, on ju, et tegelikult see minu arust see vaikus oli liiga pikk, aga see selleks pidime natuke ümber vaatama oma episoodi, aga okei, avalikustati need nimed. Kas, mis su esimesed mõtted olid üldse kogu selle päevaga, selle hommikuga? Ei, aga selles mõttes, ma ei tea, ega mul otseselt mingid mõtteid ei ole lihtsalt, kui nende klubide juurde jõuda, kes olid siis nagu selle toetusallkirja alla pannud, et siis enamus olid seal ju otsuspärased, kes on siis vähemal või suurmal määral seotud selle nii-öelda Klaavani tiimiga. Oota, äkki, kuule, nii kaua, kuni sa kogud mõtted, ma esitame need, ega kõik ei jälgi ju meie Telegrami ja kogu meediat, võib-olla lihtsalt nimetame need klubi on ju. Algselt oli seal ka FC Zenit, aga siis selgus tundub, et nii Klaavani leerile kui ka Zenitile endale üllatuseks, et nad ei olegi nagu hääleõiguslikud, nad ei ole selle liikmed. Kuidas nimetakse? Eesti Jalgpalliliidu mitte juhatuse, aga nad on mille liikmed nad on? Ongi Jalgpalliliidu liikmed. Nad ei ole liige ühesõnaga. Nii, klubid on FC Santos, jalgpalliklubi FC Mulgi, FC Toompea, Olympic, Paide linnameeskond, Tallinna Kalev, vähemalt kuradi oma klubi pani allkirja alla. Lillpere seekord suutis ikka õigele see allkirja on. Velko, Järvamaa jalgpalliklubi, Jõgeva spordiklubi Noorus, Koeru spordiklubi, Jõgeva spordiklubi Noorus, kus on Jõgeva, Vulus ei ole tegelikult. Ei ole ka liige, jah. Ja, vabandust. Tähesti ajasin segamini. Koeru spordiklubi, Kohila jalgpallikool, Nõmmega oli FC. Mul oli see mõte ka ehitades seda episoodi, oleks olnud üks küsimus, ma jätan selle võib-olla tulevikku. Okei, loe need edasi, siis ma selle Nõmme Kalju puhul. Spordiklubi Martin Reimi jalgpallikool, spordiklubi Palivere, Tartu Kalev jalgpalliakadeemia, Viimsi JK,
Viljandi Tulevik jalgpalliklubi, Pärnu spordiselts Kalev, kuigi see oli naljakas. Samal päeval tuli Pärnu Postimehes artikkel, kus see Pärnu Kalevi esindaja ütles, et ta ei ole veel kindel, kelle tänab. No vaata, need asjad muutuvadki siin tundidega. Mis muutub see nagu Nõmme Kalju, siis ma lugesin ka, et osadel inimestel tuli nagu isegi nagu üllatusena, et Nõmme Kalju nagu toetusallkiri on siis Klaavani nii-öelda kandideerimisel nagu all, et mis mulle nagu endale tundub nagu naljakas, et ma ei tea, kas see siis on, miks see nagu üllatusena võib-olla tuleb, siis on mingid nagu väljaütlemised, et minu mõttes nagu see huvitav nagu käsitlus, et kuidas nagu, ma arvan isegi julgen öelda, nagu paljud inimesed vaatavad maailma, et vaatavad seda nii nagu mustvalgelt hea või halb, et kui mul mingi inimene nagu ei meeldi persoonina või tema juhtimisstiili ei meeldi, siis peaks nagu kõik asjad olema halvasti, mis ta nagu üldse teeb. Et minu jaoks see maailm nagu niimoodi ei toimi, et ma arvan, ma olen umbes viimane inimene, kes arvaks näiteks, et Air Pohlak peaks jätkama jalgpalliliidu juhtimist järgmised tsüklid ka. Aga see ei tähenda seda, et ma arvan, et kõik, mida Air Pohlak teeb, on nagu üdini vale. Et mina seda maailma nagu niimoodi ei näe, et ei, Maarja, tead, siin on nagu see teema, et muidu küll, ma olen sinuga täiesti nõus ja ma isegi on juhtunud neid hetki, kus me oleme kiitnud jalgpalliliitu ja Air Pohlakut ja teeme seda ka edaspidi, kui hästi tehakse, absoluutselt pole üldse probleemi. Küsimus on lihtsalt selles, et valimisperioodil teatud sõnumid mõjuvad teistmoodi, mitte valimisperioodiga, valimiseel nagu see eelperiood või see. Ja, aga see on jälle see, et mida sa tahad nagu välja lugeda, et vaata, ühes lauses saab öelda positiivse asja ja selle agaga muuta negatiivseks. Ja vastupidi on see, et kui ma näiteks oletame, et võtame kasvõi selle nagu Nõmme Kalju näite, mis sai siis nii-öelda kiitust, et vaadati see legionäride piirang üle, on. Nii, seda otsust nagu kiidetakse selle nurga alt, et see on klubile kasulik, klubi on seisnud selle eest ja see tähendab seda, et seda asja tulebki kiita, kui sa oled sellega rahul, aga see ei tähenda seda, et mingid muud asjad, järgmine mingi lause oli enam see, et ajalooliselt oleme olnud väga eriarvamusel või mis iganes, ajalooliselt oleme eriarvamusel. Ajalooliselt ei vale sõna, see oli tegelikult laiem. Ühesõnaga, enamasti. Point on selles ka, et see allkiri tegelikult ei tähendab mitte sittegi. Sa võid seal samal päeval võid hääletada. Kas see hääletus on anonüümne või? Miks kõik ütlevad, et anonüümne? Tegelikult ei ole ju, või on või? On see määratletud, et see on anonüümne või? No kui sa tahad oma äärest pilti teha ja kuskil seda jagada, siis on see õigus. Aga tegelikult kas on nagu, no MTÜ-ks, aga näiteks Riigikogu valimistel tegelikult see vist ei või ju isegi näidata, kelle poolt sa hääletasid või? Võid ikka, ma arvan. Võid või? Ma ei tea, isegi kasutades. Mis seda vist võib jah. Ei, seal on lihtsalt see, et konkreetselt selles kabiinis sa vist ei tohi nagu, seal on mingi see. Sa ei tohi teisele inimesele näidata, et näiteks sa ei tohi kahekesti seal olla, et piltlikult öeldes Ivans Polle hääletama ja ütleb, kuule, et Maarja Tromp tule ka sinna minu kabiini. Aga kõikidele jalgpalliklubidele, mul sõpradega just hiljuti oli arutelu selle üle, et vaata paljudes jalgpalliklubides on ikkagi nagu üle ühe juhatuse liikme. Ja tihtilugu on ka niimoodi, et inimeste arvamused on nagu erinevad. Üks pool arvab ühte, teine pool arvab teist. Ja mõte oli kogu klubidele, siis vähemalt oma seltskonnale siis teha see hääletusest pilt, et kelle poolt siis lõpuks hääl läheb. Et ei ole niimoodi, et kuskil juhatuses otsustatakse, et anname hääle ühele kandidaadile, ja siis mingi juhatuse esimees läheb teeb oma loomingut lõpuks ja annab teisele. See on mu mõte kõikidele kogu klubidele, et küsige oma nii-öelda juhtide käest sihukest asja. Mul on veel üks mõte, et need klubid endiselt, kes ei saa mingil põhjusel 19. juunil tulla ja kes arvavad, et tribüüni võiks volitada, me oleme valmis osalema protsessis. Jah, sa ei ole või? Ei, loomulikult ikka olen, see oleks omamoodi kogemus. Absoluutselt, täitsa huvitav oleks. Vaata, meil ei ole nagu klubi, millega mina ei hakka piljardiklubi kuradi looma. Mina võin esindada Seniiti seda Kohtla-Järvel. ja ma ei tea, keda ma võiks Legionäride klubi siis esindada. Vot, okei, ma natuke läks sealt, jah, okei, ma saan Nõmme Kaljust aru jah, et ega see lihtsalt mõnikord, kui sa nagu mitte midagi eriti positiivset ütle ühe selle kohta ja siis hakkad nagu järsku mingi Aivarile positiivseid asju laaduma. No ma ei tea, muidugi me teame ju, et Kuno on aeg-ajalt, tal on omamoodi huumor ka vaata, et mõnikord ei saa võib-olla inimest aru päris täpselt sellest. Ei, ma seda huumorit isegi hetkel ei paneks sinna nii-öelda kaulakoosile. Ei, tal on väga omapärane. Ma arvan, ta olid siirad ja mõtted olid isegi seda. Okei, see selleks. Aga jah, üldises plaanis, ega see ei ole ju üllatus, et mingi Velkod on seal leeris, nad on seda välja öelnud. FC Toompea ütles ka, Olympic ütles ka enne välja, loomulikult Paide on seal, on ju. Seal oli veel mingi Järvava mingi klubi oli kuskil jäänud, on ju. No see Viktor Metsa nii-öelda alguses olev klubi on. Et Santos on ka Velko all, et selles mõttes seal ei ole mitte mingi. Kõik oli loogiline, ütleme,
jah, ütleme võib-olla mingid Pärnu Kalevid ja asjad, kelle kohta minul endal puudus igasugune arusaam enne. Aga nüüd ma küsin su käest, kas sa usud seda väidet, et 40 hääleõiguslikku klubi on Klaavani taga? No ma usun seda sama palju nagu sellel päeval, kui Klavan kandideeris ja Pohlak ütles pealtnägijale, et ta on 70 tol hetkel koos, et ma usun seda sama palju. Meil on lõpuks on kuradi 140 hääleõiguslikku klubi, kuskil hakkab juba looma. Ei, no selles mõttes loomulikult 40 klubi võib, ma arvan, et 40 klubi võib isegi olla, kellega on saadud selline hea kontakt, kelle puhul on lootus saada hääl. Ma arvan, et see võib nagu tööle vastata. Ja vahepeal tegi Õhtuleht ja kiidame selle eest väga hea töö minu arust. No selles mõttes see on nagu, see oli lihtsalt ettevõtmise töö ja väga hea, et nad teisele ära tegid, eelisid kõik klubid läbi. No mõnd ei saanud kätte, mõni vastas väga, ei umbes, mõni ei taht väga kommenteerida, aga sealt tuli ka mingi pilt. Kas seal oli su jaoks huumori, mäletame hiljem, aga oli mingid pettumusi su jaoks või midagi sellist? Või okei, mitte pettumusi, aga midagi, mis sind nagu üllatas kuidagi, ma ei tea, positiivselt, negatiivselt, mis iganes. Tuleb meelde midagi. No selles mõttes, kui midagi üllatas, siis üllatas võib-olla, mitte üllatanud, vaid seda ma isegi eeldasin, aga et Pärnu Vaprus nii selgelt on ikkagi, kui me räägime, mulle meeldis just see nagu Karl Palatu kommentaar ka selle nurga alt, et me oleme nagu väga rahul selle kogukonna projektidega, et meil on ehitatud kogukonda. Mina jätkuvalt ei ole nii kindel, et Pärnu Vapruse kogukond on nii üksmeelselt selle taga, et jätkata samamoodi nagu hetkel on jätkatud. No, kui see niimoodi on, siis võib-olla ma eksin ja siis on väga õige, et kui nad peavadki Pohlaku taga olema, aga ma kardan, et see ei pruugi nii lihtne olla. Mu arust on üldse veider nagu see kogukonna projekt põhimõtteliselt ainus, kellel midagi hakkas kasvama pikas perspektiivis on ju Vaprus põhiliselt. Et ainult selle peal. No muidugi seal ei ole ainult see kogukond, ma saan aru, et seal on veel lapsed, vanemad, lapsed, nii edasi, et kogu Ei, ma mõtlen nagu miks Vaprus on nagu rahul Jalgpalliliidu tööga, seal on palju rohkem asju kui lihtsalt kogukond ja nii edasi. Ja, muidugi see, et sul on mängijad stipi peal ja saad profimängijad palgata Jalgpalliidu rahade eest ja. Aga pigem jah, et Pärnu Vaprus on nii-öelda fännkond ja selline on täpselt see selline nagu mitte Anti Pohlak, aga selline vastupidine sellele, mida nagu Aivar Pohlak on ehitanud minu arust. Et see on nagu veits veider. Oskad sa seda mõtet nagu täpsustada, ma ei saanud päris täpsustada aru. Minu meelest Eesti Jalgpalliliit ju keskendub põhiliselt ikkagi sellele, et mäng toimuks, et see jumala eest toimuks seal sellele sitasel kunstmurul Pärnus vaata, aga vaatamata sellele ikkagi pärnakad tulevad kohale, et neil on nagu reaalselt fännid käivad välismängudel, kuigi see mängude, ma ei tea, kellaajad ja sukesi nagu tegelikult üldse ei soosi seda ikkagi läbi selle murtakse mingid inimesed tulevad. Jah, okei, sain aru. Vot seda ma mõtlesin. Ja mul jäi ka nagu Pärnu Vaprus silma, see oli kuidagi niimoodi, et vaata, seal oli Õhtule selles artiklis oli see nimekiri nendest, kes on kindlalt öelnud jah, Pohlaku selle mõttes Pärnu Vaprus nii kindlalt vaata midagi, et seal pildikud olid mingid tammekad ja sellised olid suke kahe vahel. No neutraalsed on, jah. Kuigi ma ootaks pigem isegi tammekalt, et kindel jah, ja Vapruselt nii ja naa, aga nii on. Aga samas teist küljest, me ei saa nagu peksta Vaprust. Ragnar Klavan ei jõudnud ju Vapruseni. No täpselt, absoluutselt. Käis Pärnus, aga ei jõudnud või ma ei tea, mis põhjust seal on, aga No ju nad siis ka tunnetasid jälle seal, et see hääl ongi nii kindel, et aga ma ütlen, Pärnu Vapruse suguses klubis ei saa olla niimoodi, et siin on hääl on kindel kuskil ühele poolel või teisele poole, vähemalt minu maailmas ei saa. See on jätkuvalt, see peab selguma alles. Seal peab nagu kuidagi inimesed kogunema ja lõpuks, et see Pärnu Vapruse võlu kaob kohe ära, kui fännid sealt tagant ära lähevad, kohe, vähemalt suur osa sellest võlust. Ja sest seal on ju see, et see Pärnu on nii palju, Pärnule annab nii palju juurde, et need fännid on taga. No lihtsalt me oleme seda kuradi raiunud siin viimast 2-3 aastat juba selles podcastis. Ja eks nad niimoodi ei lange ära, aga kui langevad, siis ja nendega mitte arvestada on nagu minust juba... No jällegi, ma muidugi täpselt ei tea, et võib-olla on arvestatud seal kuradi erinevad osapooled, huvigrupid on kõik käinud laua taga, kõik on üksmeelselt ühel nõul, siis mul ei ole midagi kobiseda. Ei, siis on arusaadav. Aga ma ei tea. Ja väike huumorirubriik ka ikkagi. Piljard või? Piljardiklubis. No see Kuuletšikin, tal on ka veits suke oma huumorisoon, et ma arvan, et tegelikult ei öelnud, et see on nagu piljardiklubi, aga ta lihtsalt ütles ilmselt, et ma siin tegelen rohkem piljardiga või midagi sellist vaata. Aga fakt on ju see, et see klubi ei eksisteeri, et see on jälle see, kuhu see juhtimine on vind, selle Eesti Jalgpalliliidult mingid suvavennad tegelikult otsustavad.
reaalselt selles mõttes suvavennad, ma ei taha, et mis ta oli, Narva, JK Baltika midagi, ma ei taha, et selline klubi otsustaks reaalselt tulevikku, noh. Ma ei taha, et neil oleks mingigi hääl, noh. Tead, mida mina tahaks näha, see on nagu mõtteaine võib-olla ka mõnele ajakirjanikule, ma ei tea, kas see nagu teostatav, aga ma tahaks näha anonüümset kasvõi anonüümset jalgpallikoondislaste arvamust. Seda oleks nagu põnev näha, et ma ei tea, kas see nagu üldse on võimalik seda teha, et võib-olla paneb jalgpallurit, paneb nagu kehva olukorda ka, et kuidas sa siis valid nii-öelda ühe poole ja võib-olla siis läheb, teine võidab, et ma arvan, et seda oleks päris põnev näha ja ma arvan, et ütleme siis tulemused võib-olla siis üllataksid mõnda seltskonda. Nagu meid või? Mind ei üllataks. Selge. Mis sa arvad, kuhu poole kalduks siis? No ma arvan, et kalduks muutuste poole. Selge. Ma olen sinuga sama meel. Vot, aga üldiselt nüüd küsin taas, kas sa arvad, et see 20% tõenäosus on endine? 25 või mis? Ma arvan, sa oled küsinud mingi 5 korda seda küsimust mu käest mingi iga paari nädalase vahega. Ütlen jätkuvalt 20% on umbes tõenäoline. Aga samas, kui on 40 häält taga, siis ju protsent tõuseb. Täpselt, aga vaata see, et on 20%, see on oluliselt parem kui see, et on 0. Oluliselt parem, kui pole vastas kandidaatigi. Aga see mulle tegelikult meeldis, kes seal samas Pärnu selles, kas see oli, mis klubi see oli? Mingi klubi, kas see oli Vändräki või? Ma võin eksida praegu, ütles, et jumala hea vaata, et vastas kandidaat, võib-olla ei olnud Vändra, üks Vaprus ka ju samas ei olnud, Kalev ka ei olnud. Ühesõnaga, et tahakski avalikku debatti või nagu asi ei ole nagu debatis nii selles, aga laome need ideed laiali ja arutlema, vaata, mõtlema, mis nagu parem leiame ülihäid ideid ja suundi ühelt poolt, ülihäid ideid suundi teiselt poolt. Arutleme, paneme, see on nagu ülihea võimalus reaalselt nagu ajud kokku panna ja kurdi ühise tuleviku nimel nagu tööd teha. Aga me nagu täiega, ma ei tea, võib-olla nüüd Aivar valitakse nüüd siia Euroopasse ära, võib-olla siis tuleb siia ja hakkab tegelema, ma ei tea. Siis ta hakkab muutuma, kuigi seda ma pean täpsustama, et kui mul hetkel salvestamise hetkel on 20%, siis see olukorras, kus selgub UEFA täitevkomitee liikmed, siis ta võib täna õhtuks langeda ikkagi. Aga samas võib ka tõusta sellest tulenevalt. Absoluutselt. No Mart tegelikult laias laastus. Aga mis siis juhtub, kui Aivar valitakse, aga Eestis ei valita, kas ta siis kaotab koha või? Siis ta kaotab koha, mina olen aru saanud. No siis, kui ta valitakse, no siis siin seal pannakse siuke 6-7 käik sisse, no. Siis me lõpuks hakkame päriselt kuulma, mis Tallinna eest toimub. Ma arvan. Ega ma arvan, et selles mõttes kampaania mõttes ta ju ei muudaks midagi, et ma arvan lihtsalt, et vaata enamus seal õhtule artiklis olid ka hetkel 50-50 nii-öelda, kes ei tahtnud välja kommunikeerida, ütleme, et ma arvan, et enamus ongi sellised, kuigi kindlasti oli seal sellised, kes tegelikult oli otsuse teinud, siis ei tahtnud välja öelda. Seda 50-50 ju võtavad ju sellises olukorras võtavad ikkagi inimese, kes on UEFA-s, ma arvan, see ei ole ju muud võimalik. Mis see mõjutab siis? Sest sa näedki võimalus. Kuule, lõpeta ära. Just me rääkisime, kuidas need väikeklubid ja üldse Eesti klubid, neid ei huvita suur piit, nad mõtlevad ainult selle, mis neid on tähtis. Ja järsku on UEFA on tähtis või? Ma arvan küll, sest ma räägin, see lõpuks on raha. Klubid, ütleme, võib-olla ma eksin, aga mina ütlen klubid vastas selle peale. Kuule, Aivar on nagu nii seal kõikides võimalikes töögruppides juba sees, et käpad on nagu nii juba sees. Sellest tal ongi juba tugev eelis siin konsul turul. Ja, Ragnar Klavan võib Jürgen Kloppile ka helistada ja leida õiged inimesed. See ei ole üldse probleem nagu. 2 asja, mis mind endiselt häirivad selle arutelu juures, sest debatt ei ole lihtsalt see arutelu on. Esiteks, kõik alati räägivad, et Ragnar Klavan, nüüd Marko Kristal, kes käes seal selles Vene podcastis ütles, et Ragnar Klavan, vaata, ta oli hea jalgpallur, aga ma ei tea, millised ta juhina on. Endiselt seda Klavanit peabki valima, et meil oleks üks juht, kes otsustab kõike. Vot see mind, nagu inimest ei jõua kohale, et Eesti jalgpall ei peaks ühest inimest sõltuma. Ei jõua kohale inimestele. Aga vaata, kui sa oled harjunud kogu selle perioodi ühtemoodi, siis me räägime erinevatest, ma ei tea, riigikordadest asjadest. See ongi väga pikk protsess, et muuta seda põhimõtet. Vaata, Venemaa ei saanud küle, et oligi vaja ikkagi seda ühte otsustajat. Teine asi, mis mind häirib, et kõik kogu aeg ütlevad, et ootaks nagu Klavanilt nagu mingit kindla, nagu konkreetsemat kava. Ma ootaks Pohlakut lihtsalt kava esialgu. Vot seda ütle keegi välja raisk. Jällegi ma olen seda siin enne öelnud, kava ongi see, mis meil hetkel siin toimub. Ja täpselt toimub see, et me oleme FIFA tabelis sellel kohal, meie klubid on nii fucking vaesed, omavalitsuste käest me kõnekaugusel. Ja kui on palja vaja või mingid muid mõttetuid probleeme lahendada, siis on võimalik asju lahendada. See ongi kava, noh.
no vot, need kaks asja mind häirivad. Ma tean väga hästi, mis sa ütlesid, aga nagu inimesed, kui nad ütlevad, kui nad üritavad mingit kritiseerida, siis nad ei adu tegelikult, et nad ei mõtle üldse ehk siis kui nad neid asju kritiseerivad, siis see näitab lihtsalt, et nad otsivadki juba midagi negatiivset, mida öelda. Aga lõpuks süüdistatakse mind, et ma leian ainult negatiivset. Ma leian, jumala hea ju, ma ootakski, kusjuures tahakski avalikut debatti, las Aivar, ma kusjuures isegi kaldun arvama, et see juhtub, et Aivar selles mõttes võidab need debatid, et las ta nagu näitab, paneb asjad nagu riiulitel ära. Mis selles halba? Jätkuvalt see tuleb nagunii, ma ütlen, ma üldse ei kahtlegi. No mingil tasemel kindlasti tuleb. Ausalt, ma olen väsinud e-maili kuradi intervjuudest, kuidas meil on juba kogu ajakirjandus on ära leppinud sellega, et meil on intervjuud e-maili teel. Kuradi lõpetage ära, seal on mingi intervju, esiteks. Ja teiseks, ega teine pool ka, kõik ainult ajakirjanduse kaudu mingid kuradi arvamuslood, ma olen väsinud sellest. Räägime nagu inimesega rahulikult viisakalt. Ma ei tea, võib-olla emotsioonid, me teame ju küll Kose valla vali. No jätkuvalt boksiringi, piletid minu käest. Korraldame ära. Epic õhtur. No räägime, Eesti jalgpalli on raha vaja. Räägin sealt, paneks mingi selle A Le Coq Arena jumala täis, boksimatš. Esimene kord, kui see oleks täis lõpuks. Esimene kord, kui oleks tung, nõudlus oleks suurem kui pakkumine. Matemaatiline. Tead, mis seoses veel selle valimistega, üks mõte veel. Mäletad see streamingu platvorm, ma kurat mõtlesin täna tööle minnes streamingu platvormile on ju. Seal kohtumisel fännidega, ma ei varja ka seda, ma ütlesin, et tegelikult lõpp-punktina see mõte on õige. Sinna peab sellisele asjale, sellise asjani peab jõudma absoluutselt nõus. Ma olen absoluutselt nõus. Küll aga sellel on tegelikult kaks probleemi, aga üks suur probleem. Igal pool, kus see asi toimib või kuhu jõutakse, on ju, seal on siuke hästi lihtsustatult, ma ei ole nagu, sa ju tead, ma ei ole turundus üldse tugev, et seal on lihtsustatult neljaetapiline skeem. Esimene skeem on jalgpalli olemasolu, see on tänapäeval maailmas kõigil, ka meil, on olemas, praegu täitsa okei kujul. Ja neljas on streamingu platvorm, on ju. Aga seal vahepeal on kaks asja, millele Eesti Jalgpalliliit pole nagu piisavalt tähelepanu pööranud ega suutnud neid arendada. Üks on see jalgpallikultuur ja teine on produkt. Ja kui sa neid ei ole ja sa liigud otse jalgpalli olemasolust streamingu platvormile, siis sa kas põled ja see läheb kinni või sa maksad jõhkralt peale, et see toimiks. Kas sa jõudsid selle järelduseni alles nüüd või? Ei, ma ei jõudnud, ma lihtsalt visualiseerisin selle nagu skeemi endale. Käesoleval hetkel küsida raha üldse, vahet pole, kas see on see piletiraha mängule või on see kuskil mingi ülekanderaha sellistes statadel, nagu meil siin tegelikult tihtilugu märtsis mängitakse kuskil Kuressaares ja tegelikult ma ütlen ausalt ka seal Pärnus Rehepapi statal on kriminaalne isegi küsida mingi 10 eurot nende mängude eest. Seda toodet seal reaalselt ei ole ju, sul ei ole mitte mingit tingimusi või see Sportland Arena, et kui sul mitte mingit tingimusi ei ole, siis sa tegelikult ei saa ju mingit raha küsida, et ma alati ka seda meelt olnud, et alustame sellest tõestusest mängudel külastamist, et piletiraha maksmine on okei. On ka normaalne Eestis maksta 10-15 eurot jalgpalliliiga mängu eest, normaalsel ajal, normaalsel statal, normaalse ürituse korraldusega, aga siin märtsikuus, tegelikult ma tahakski kiita näiteks Tallinna Kalevit, minust väga õige tee oli. See küll ei toonud nagu rahvast rohkem kui teised klubid üldse või muidu oleks üldse toonud. Aga nemad märtsis tegid Sportland Arena kodumängud tasuta. Ma ei tea, miks nad seda välja väga ei kommunikeerinud. Võib-olla oleks tänu sellele keegi tulnud rohkem isegi vaatama. Minu meelest see on nagu väga õige märtsis teha tasuta. Sul ei ole mitte midagi pakkuda inimestele. Siis ei saa ka piletiraha küsida. Et sama on nende ülekannetega hetkel. Et see on normaalne, oleks selle ülekantest maksta, sa tahad mängu näha. Aga praeguste ülekannetest ju ei saaks mingit raha küsida. Sellise kvaliteediga loomulikult. Ma tahan lihtsalt jõuda. On see, et sina räägid praegu tootest. Aga me ei saa seda toodet arendada, kui meil pole jalgpallikultuuri. Aga probleem on selles, et ja see ongi minu jaoks nagu see tuumprobleem, et põhimõtteliselt üks ja sama seltskond on võimul 30 aastat enam-vähem mööndumustega. Ja me ei ole jõudnud, me ei ole eriti kuhugi jõudnud. Probleem oli, nädalavahetusel oli Levadia Kalju mäng, ülihea mäng oli, me jõuame sinna, ülihea mäng oli. Ja mis sa arvad, ma läksin enda tööle ja mul on spordiga seotud inimest. Mis sa arvad, keegi üldse teadis, et see toimub või? Ja meil on veel selline äri, on ju. Kui ma kunagi vanasti töötasin Saue tore ettevõtmine oli Saue Production. Sellel vennad ei tea, et Eesti liigat eksisteeribki, on ju. Ja see on osa kultuurist, et kohalikud inimesed ei hooli jalgpallist. Me ei ole mitte kuhugi jõudnud sellega. Ja ma endiselt räägin, et
see seltskond lihtsalt on ennast ära ammendanud, nad ei tea, neil pole ideid. Ja selles ongi sellepärast muutust. Ja, et mingisugune Narva Jotka Baltika peaks püsima, loomulikult see seltskond saab sellega hakkama, aga nagu mitte isegi globaalses plaanis, veidi suuremas plaanis on antud juhtimine ennast ära ammendanud. Ja selle peale mõtlesin, et me isegi kusjuures see sama toode, et seda arendada on ju, et isegi seda on veel liiga vara teha, et me vähe nagu sellega tegeleda, me jääme iga kord aina hiljaks. No klassikaline 50-ndatel on vaja need inimesed saada huvituma sellest mängust. 50-ndad, loomulikult, et kui me opereerime nagu 50-ndast, siis lähebki veel paarsada sajandit võib-olla. Aga see selleks, lihtsalt siuke uitmõte minu poolt. Äkki räägime jalgpallist või? Platsil toimuvast. Platsil toimuvast just. Kõigepealt, minu arust kõigepealt Premier Liiga on ju. Meie fantastiline kohalik liiga, et võib-olla liiga palju sellest ei räägiks, mis toimus, kuigi kuna sa käisid kohal, ma käisin kohal, Levadia Nõmme Kalju, ma tahaks sinu mõtteid sellest mängust. Ja siis ma ütlen enda mõtted. Hea mäng oli, ma olen nõus suga, et ma arvan, et oli päris isegi atraktiivne oli vaadata kohati mängu. No, ütleme, läbi ajaloo siis Nõmme Kalju kõige kehvem startuvale 4 mänguga. Seda ma tahtsingi kusjuures küsida, kas see ongi teil 4 vooru peale kõige nõrgem, nagu punktilist? Punktiliselt, ei ole kunagi nii kehvasti olnud. Isegi nagu nendel kehvadel aegade, kus seal Frantsevi ja Kaido Koppeli all oli nagu, tegelikult sa tihtilugu vaata mängupilti lubanud ka, et punkti ei tulnud, aga siis ikka oli seis oluliselt parem. Praegu on see, et ma arvan, et mul ei ole nagu esitustel, ei ole mitte mingeid etteheiteid, lihtsalt lüüakse nii lihtsalt väravaid Nõmme Kaljule ise ja viimasel kolmandikul tehakse halbu otsuseid ja ei suudeta nagu realiseerida ka. Et ma ei ütle, et seal Levadia vastu mingi väga palju häid võimalusi oli, aga pigem tehti lihtsalt halbusi otsuseid seal olukordades, kus oli nagu võimalik nagu jõuda väga headele kohtadele. Et ma arvan, et ka taktikaliselt tegelikult minu jaoks Nikita Andreev mängis Levadia üle. Et need Kalju kontrad ja need taskud, kus leiti seal eriti Johnny Larseni vastu seal Rommi sihti ja asju ja seal tekkisid nagu väga head käigud minu meelest, et tegelikult Levadia ju valdas palli, aga ega nad nagu suures plaanis ohtlikud ju enamus mängu ei olnud, et ma arvan, et Kalju nagu mäng töötas, aga jällegi mitte mingit tolku sellest ei ole, kui tabelis ootab vastu 0 punkti. Ei, te mängisite hästi, ma ei hakka praegu põhimõtte pärast sul vastu vaidlema, mängisite hästi, minu maitse kohaselt mängisite liiga, te vajute liiga ära nagu suurte vastu, te on tegelikult võimekust paremini mängida ründavalt. Te olete ikka ründe taha, teil on see hashtag ründe taha, see jääb kuidagi ära teil. Me tahame kontatega rünnata. Ei, mis iganes. Teil probleem on see, et eelmine aasta teil oli Tamm ja Promis ja see aasta ei ole veel keegi esile kerkinud või ei ole seda taset. No ma räägin, see Ramadan oli ka praegu, see Jabir ei olnud ju kohe näha. Kas see Ramadan, ta ju kestab veel? Maikuuni kestab ju. Tausalt ära minu käest küsida. Ma sain aru, et see oli läbi. Said aru, et see on läbi? Aga tausalt ma ei ole mingi ekspert nendes asjades. Ma ka ei ole. Ma arvasin, et see kestab suht kaua. Igatahes teil nagu seda, ega see Jabir, tal läheb ka ju sitaks aega. Ei, no loomulikult ta on... Ja, sai läbi, jah. Ta on ikkagi nagu samm tagasi, aga ma julgen öelda ikkagi siin, ma ei tea, 2 kuu lõikes on ta ikkagi väga tugev samm juba edasi, ka võib-olla isegi eelmise aastaga võrreldes. Et see on see põhjus, miks teil ei ole. Te ei ole nagu nii hästi kohanud lihtsalt sellega. Sa ütlesid ka viimasel kolmel, teil ei olegi nagu seda kirssi ei ole tordil. Mitte Robert Kirssi, aga kirssi. Ja nüüd tuleb Floraga mäng, mis on... Jah, seda ma tahtsingi. Floraga mäng tegelikult iseenesest te võiksite olla favoriidid, aga veits, kui te olete juba sellises seisus, veits on see mitte hirm, aga eks te kõik ju saate aru, et kui sealt peaks kaotus tulema, see võib tulla vabalt, siis on nagu 5 vooru, 4 punkti nägemistiitel ja hakkate taga ajama Paidet ja Florat põhimõtteliselt juba. Absoluutselt nii on, et see on ülioluline mäng ja just, ütleme, ma arvan, et siis võib-olla nagu tabeli mõttes ei oleks mitte mingi katastroofi veel, aga emotsionaalselt, kui sa kuradi 5 mänguga, see on kõik, ja ma räägin, tegelikult see ei ole kehvasti mängin. Need samad hooajad, mis ma enne siin nagu tõin, see oli nagu loogiline, et seal mingid punkte tegelikult ei tulnudki, eriti see Kaido Koppel hooaeg, kus seal, see oligi see, kus see Vaprus oli, võtta vist 6 lõpuks ja Kalev sai pronksi aine. No see, kus kolakat saad. Jah, see oligi, mäng oligi nii oksa, et jumal normaalne oli seal Kaleviga viiki taguda 0-0 kuskilt ja mitte mingi täiesti mõõdetu mäng. Ma ütlen jälle, need 4 mängu tegelikult on olnud väga sümpaatsed minu jaoks, väga sümpaatsed,
aga nüüd Flora lihtsalt tuleb reaalselt, isegi üle ebasümpaatse mänguga, aga tuleb lihtsalt võita, et nii lihtne see on. No see on jah, ja isegi ma arvan, et viik ei ole ka nagu nii väga rahuldav. Ei ole, ainult võitu. Siin on vaja võidu peale, aga teie probleem on see, et teile meeldib kontratega mängida, aga Florale meeldib ka põhimõtteliselt kontratega mängida. Aga lihtne, nagu... pall keskringi, mõlemad oma väljaku poolele. Nagu see laua jalgpall, vaata. Et ühel pool sina liigutad mehi, teisel pool Brandon ja panete kuradi vaatad, kuhu, kellel on väravat rohkem torbik. Aga ilma lubab ka selline, et tuleb meeste mängija, et ajalooliselt Kalju on sellised rasketes tingimustes mängida hästi. Teil on hea kunstmõru, teil ei saa selle taha peita. Ei saa. Aga ma arvan, et see on väga põnev mäng. Ma ise üritan kohale jõuda, sest mul on see, et kuradi Hiiule jõudmiseks on, no ma pean ikkagi väga, road tripi pean tegema. Mina ei ole selline, kes tuleb Boltiga kohale, nagu meil siin Kermo mõnikord tuli, Boltiga salvastusele. Aga ei, see on kindlasti tippmäng ja see nädal on üldse see topeltvoor, kellega teil nädala sees on? Harjuga kodus. Harjuga, jah. Okei, no kuule, võid Flora üle, võid Harju üle ja juba sa saad nagu elada. Toostuse skaala ongi täpselt see, et räägin, mina olen alati seda põhimõtet olnud nagu spordis, et edu toodab edu ja ebaedu toodab ebaedu. Jah, nii on, kusjuures nii on. Et sellest ühest mängust võib sõltuda väga-väga palju edasiseks. Nii, aga... Levaadiat, kusjuures ma tahaks ka tegelikult ikkagi veel kiita, et sa küll ütlesid, et selles mõttes, et tavainimesele võib-olla see mäng nagu ei jõua Eestis ja paratamatult ta nii ta on, et tavainimene sellest nagu ei tea midagi. Aga nende jalgpalli inimestele, et minu meelest kõik see bürošõu on nagu väga-väga vahva, mulle endale ka meeldis. Aga mingid kas või sellised ma ei tea, väikesed asjad, nagu mängukorralduselt näiteks, mida ma Eesti liigas polnudki näinud, näiteks Kalju fännisektori ees, ma isegi teda ei näinud, aga ma lihtsalt kuulsin pärast. Kalju fännisektori ees näiteks oli pandud silt, et seal on nagu Kalju fännid, et seal on, ma ei tea, laulmine ja seismine, vaata, et tavainimestele mingid väiksed signaalid, mida välismaal teeb stewardid, sa üritad vähemalt teha selle nagu mängukogemuse nagu inimestele nii positiivselt, mingi lastega ei saatu kuskil fännide sekka laulud, kuradi värava laulud ja emotsioonid, et minu meelest nagu väga tipp-top korraldus nendes tingimustes, mis seal teha on võimalik. Istmealused. Minu jaoks väga oluline teema. Ja ma kiidan veel ka seda, et nad olid olemas, ma lõpuks leidsin need. Nad olid Ott Järvele juures, seal kus Ott Järvel istus. No see oli kokku sattumus. Ott Järvel ei olnud istmealuste manager, ta lihtsalt istus. Oota, sa olid ajakirjanike sektoris seekord? Ma olin seal lähedal, ma olin ikkagi tavainimene. Mind ikka päris sinna ajakirjanike juurde ei lasta. Sa ikka olid põrandal? Seekord istmealusel. Kui et põrandal istuda tuleb istmealusel. Ja see oli sellised, ja nagu sotsiaalmeedias mängu selles mainiti neid asju, vaata. On ka loogiline ja mingi mängupäeval saad pileti osta, kaardiga saab maksta, nii väiksed asjad, nagu pange need kõik kirja. Pane kirja, tee need ära ja kõik. Ma ütlen ausalt, ma tegelikult pidin ühe teise inimesega minema, ma ei hakka seda nimetama, sest et ta teeb ka sisu Eesti jalgpallile, ma kahjustaks ta mainet, aga ta ütles, et ma nii palju Eesti jalgpalli armast, et ma vihma ajal läheks mängule, aga minu arust see oli täpselt suke mäng ja mänguliselt täitis mootusi, väga hea. Korra nagu esimese poole lõpust, kui te omad täitsa nagu kuidagi veits norgus olid, vaata, ja füüsiliselt ka väike vajung tekkis, mul korra tekkis see hirm, et jumala ees, et võib pakk tulla, õnneks ei tulnud. Ja mängu täitsa oli ja mulle väga meeldis, et tulid mingi hetk, teil oli 10 minutit, see oli võtmehetk üldse selles mängus, te ei löönud ära. Kui te oleks sel hetkel ära löönud, siis oleks mängu oi kui palju veel, aga te ei löönud ära ja siis Kurra reageeris ka hästi sellele, tegi vaataks selle kolmikvahetuse, see kuidagi summutas ära teie selle tuhhi. Aga ma räägin, jumala okei kogemus oli, jumala okei. Kusjuures mu kõrval istusid mingid mehed, vene mehed, teadnud see mees, kes lihtsalt karjub mingit lambi asju seal vahepeal. Normaalne mees. Siis väike kurbuse hetk rahvuskaaslastele, et seal oli esimesel poolel, ma mäleta, kas oli esimene poole või teine poole, igatahes Diktor, vaata, no see kohtunik ei näidanud, mis iganes põhjusel seda, et mitu minutit lisati, aga Diktor ütles, et vähemalt mingi 1 minut. Ja siis need vennad, ma kuulsin, mis nad arvates, palju lisati, vaata, ei näidanud ja keegi ütle ka, et siis ma nagu kurb, kui sa nagu ei saa aru, et tegelikult öeldi seda. Minu jaoks vähemalt selgelt oli kuulda, et mitu minutit. Voot, nii, aga jaa, Levadia mängulised praegu imeb ikkagi. Kaitsefaas ei toimi neil, see võistkondlik kuidagi just nende vasturünnakute vastu ei ole rohtu. Liiga head rohtu ei ole, aga jällegi, et Eesti liigas on sellest hetkel piisab. Ei, Eesti liigaks muidugi piisab. Aga küll neid ka karistatakse. Musjuures mul on see Soccer Nighti bingo. Tead, mis pallid mul on seal või?
üks pall on see, et 9 palli on sul, ma arvan. Üks pall on see, et Levadia võidab 6 mängu järjest. Jäänud on Transversil, mis ongi võtmepall põhimõtteliselt. Ja üks pall on Kalju kaotab 2 mängu järjest. Tammekaga oldi lähedal, nüüd tuleb Flora. Jah, no vaatame. Ei, no tegelikult minu jaoks te olete favoriidid ikkagi mänguliselt. Te olete mängulist paremad, aga see on, ma ei tea, ma ei julge nimeta pärast Flora fännid soluvad, aga see on ikkagi derbi, seal võib igast asju juhtuda. Kas on oodata, see on derbi, seda väljendit ka või? No vaatame, kas üldse on elus seal, võib-olla kuskil mängitakse seda mängi, ma ei tea, sisehallis. Kuule, aga on meil veel midagi lähimate päevade jooksul mingit head põnevat mängu peale Kalju Flora? Mis anna rekomendatsioon? No, ma arvan, Kalev Kuressaare on ka selline Kalevi jaoks siis nagu teistpidi nagu Kalju jaoks see mäng, et kui sealt Kalevil nagu punkte ei peaks tulema, siis ma arvan, et see juba mast on ikka väga-väga maas, et kus sa siis veel üldse punkte hakkad võtma, et kui kodus Kuressaare käest ka nüüd ei tule, et ma arvan, et siis neil oleks kaotsust juba sellele Harjule, Kuressaarele, 2 oma rivaalile, et siis oleks seis ikka päris kehvana. No Kalev on päris halb, kusjuures kuna EpicBet toetab meid, siis ma saan väga julgelt välja öelda, et ongi Kalju Flora täitsa võrdsed koefitsient. Ja aga Kalev Kuressaare võit on 2-10. No Kuressaarele on nagu Tallinna Sportlandarina mäng. No, arvestades mängupilti ja kuidas see hooaega nagu kujunenud, siis see, et Kuressaare on alla 50% favoriit, siis tegelikult mängupildi põhjal nad peaksid oluliselt rohkem isegi olema. Aga ma arvan, et see ei tule nüüd niimoodi, et Kuressaare sellest üle sõidab Kalevist. Vaprus Harju, kusjuures Vaprus 1.83 versus Harju. See Vaprus on nagu, mis see Tartus oli, kas see oli nagu, ma ei saanudki aru, ma nagu vaatasin, ma lihtsalt vaatan mängu, ma pidin kahjuks ära minema, ma nägin pool tundi, ma vaatan mängu, ma lihtsalt vaatan, kuidas üks võistkond, väljendusest vägistab teist võistkonda, lihtsalt iga minut. Ja paberil veel nagu, teoreetselt nagu nõrgem võistkond võõrsile peal. Ma vaatan seda, ma ei saa aru, mis toimub, ma ei saanudki aru, mis toimub, mul on raske mingit, mõnikord on, ma ei tea, kas sellisel tasemel peaks olema, aga mul teises liigas oli ka teatud päev, lihtsalt oli, mul tuleb meelde, peale ajaga mängisime Maardu Tuubliga. Neil olid okei mängijad sellega, see ei tohiks olla nii, nagu see juhtus, et nad lihtsalt võitsid need 5-0, mängisime Naika Reina, ma mäletan, fantastiline see. Ja meil lihtsalt võistkondlikult sul ei tule mitte midagi välja, mitte ükski asi ei tule välja, kuidagi on selline päev. Ma oleks nendega veel 10 korda mänginud, me oleks võib-olla 1-2 mängu kaotanud üldse mängud, aga lihtsalt sul ei tule välja. Spordis paratamatult mõnikord niimoodi on. Vaata, aga kui meil nädal nagu arutasime seda, et... Aga ma lihtsalt mõtlen, kas Vaprus, see ikkagi, ta ei läinud ju ka nagu kaitsvalt seda mängu, et ma oleks oodanud, vaata, aga nad ei läinudki, nad läksid kuradi suruma neid ja neil oli välja, oli see Pajok koosseisus. Limberg oli väga äärel näiteks. Kes neil see Vallik oli ründes, et neil tegelikult oli päris ründav suke asetus ja mulle tundub, et Tammeka ei saanudki, ta ei nagu ei suutnudki sellega kohanud. No see mängu alguses mängu ei saa ja siis hakkab tulema sealt, siis ongi nagu keeruline. Aga vaata, me arutasime ka see, et kuidas see nagu mäng võiks kujuneda, et selle nurga alt, et Tammeka nagu ründemäng siis võiks nagu kontratele sobida, aga tegelikult tõesti Pärnu ei läinud seal isegi nagu istuma seda mängu, et see võiks nagu müstilisemaid mänge, mis lähi nagu ajaloos on nähtud. See on huvitav, aga Harju vastu muidugi on Vaprus nüüd selle põhjal favoriit, aga nüüd mina ikkagi julgeks, minu jaoks on Vaprus ikkagi siuke müstiline veits. Ma arvan, et kohvid on päris adekvaatsed seal. Aga mul on üks soovitus, mis tuli mulle pähe, et Levadia võidab Fama staadion 1-0. On KF8. Ma arvan, et seal ei ole muud tulemust selle mängu ole sisse kirjutatud. Ma olen nõussuga, mulle meeldib ka see pakkumine. Vot, kuradi fantasy ka reis. Kabore on lampi varu. Ma kasutasin wildcardi, panin Kabore, siis ma veel selles mõttes vahet ei ole, et ta ei olnud, aga ta on suht kallis, nii et sa pead mingit asju ümber ehitama, sellepärast, et ta oleks sees, vaata. Siis kuradi, ma ei tea, mõne treeneriga ma mingi otse liinul oma selle fantasy mängides, ma ei suuda, mul ei tule see välja. No, ma olen iga nädal teinud neid nii halbas otsuseid. Aga see, kus see Kabore pingile jätmine on nagu huvitav, et ma arvan, et seal võib olla ikkagi seda... Mingi distsiplinaarasi või? Ma arvan, et Kozlovski on selline treener, et talle ei meeldinud ikkagi see, oli see vist see Paide vastu äkki või? Mis mäng see oli enne nüüd seda Narva Kuressaaret? Äkki oli Paide võit vist oli neil, jah? Kus nad seal on küll 1-0 võitsid. Aga ma arvan, et Kabore mängis seal ikka lõpus nagu selline staari, et kes viitsid nagu väga kaitsetööd teha ja pallidest võidelda, et ma arvan, et seal kerge nagu koolitamine oli talle. Vot, esiliiga B-d, samuti 4 vooru mängitud, kas on siin midagi üllatanud selle? Ma ütlen, ma neid mänge nagu liiga palju pole näinud, aga mingeid mänge ma olen näinud ja
kui ma siin, ma ei tea, 2 kuud tagasi, kui me seda eelarvet tegime, siis ma ütlesin, et ma ei tea, Nõmme United vist esiliiga võita nagu siuke vormistamise küsimus suht. Siis jällegi, neil on ka punktid on tabelis kirjas, maksimaalsed punktid, aga nagu Levadialgi, ega see mäng ka nii veenev ei ole üldse olnud, et näiteks seda Viimsi Nõmme United ma vaatasin, Nõmme United kui selle 2-0 võitis, aga see mäng oleks võinud vabalt mõlemale poole kukkuda, et lihtsalt too päev kukkus Unitedile ja said võidu kätte, mis oli oluline. Aga ma arvan jah, et... uue treeneriga vajabki... läheb aega jah, võib-olla läheb aega, aga kuule, ütleme, kui isegi Nõmme Kalju lükkas neile 6, Nõmme Kalju oleks üldse väravat suutnud lüüa ja oleks pidanud lööma, ma ei tea, mingi 10 pluss. Te olite kõik väravad Nõmme United ära. Jah, aga ma arvan, esiliiga on põnev, Esiliigas oleme jõudnud sinna maani, kus esiliiga mänge otsustavad ikkagi profi jalgpallurid, et mina mäletan ikka väga hästi neid aegasi, kus pilgult öeldes Flora andis esindusvõistkonnast, andis mingi paar mängijat duublisse ja see oli garanteeritud, et nad selle mängu tänu sellele võidavad. Sest hetkel, ma ei tea, mingi viimane nädal Flora mängis põhimõtteliselt Nõmme Unitediga, mängis pool esindust oli väljakul. Esindusvaru mängid küll, aga... Flora esindus ongi praegu siuksed, et... Jaa, see võib tõsi olla, aga need on reaalselt esinduse mängijad, need on profimängijad, ega nendega enam ei piisa sul seal, et sa ei võida neid mängida. Mis mind rõõmustab on see, et esiliigas alumine pool on ikkagi 4 duublit on praegu tabelis ja FC Tallinn. Tegelikult see ka rõõmustab. Nõmme United, Elva ikkagi legionärid tassivad praegu, ma vaatan. Ja. Elva on kindlalt teisel kohal. Viimsi, Flora, Tuubel ja Velko on 7 punkti peal jagavad siis 3.–5. koht. Päris põnev, vaatan avan korra esiliiga pokki ka. Seal ei ole midagi põnevat. Ei ole või? Seal läheb, kuigi ütleme, Maardu on minu jaoks väga huvitav seal esiliiga pees, sellepärast, et ma ei tea, kas nad ei tee üldse trenni või mis värk seal on. Mingid muid kahtlustada, et mahinatsioone ma hetkel ei kahtlusta seal. Aga see sats on nii tugev, see sats peaks nii tugev olema. 3. kohal. Kelle nad kaotsid üldse? Nad kaotsid, kodus kaotsid. Leegionile kaotsid, jah. Okei, Narva Tuubel juhib, jah. Aga Maardu peaks selle liiga nii kindlalt kinni panema, et pole mingit küsimust ka. Nii, siin on praegu niimoodi, et pärast 4 vooru on natuke hakkavad maha jääma Kore Tuubel, Paide Tuubel, Tabasalu ja Paide Tuubel jätkavad sama trendi nagu Aleksandris. Haapsalu peaks kindlalt välja kukkuma ja... Miks sa arvad, et seal on mängijad ära liikunud? Seal on probleem jah, koosseisude värkidega. Vähemalt kõik on hästi, Aivar jätkab seda. See selleks. Vot. Nii palju siis meeste jalgpallist on ju. Naiste jalgpall on ka ju. Ekspert. Ekspert ja... Vaatame Redel ikka või? Ja sulgudes S-ekspert. Ei lähe vist. Ma ei tea, vaatab, kus Red on. Kus kujuneb, aga Bulgaariaga koondise mäng. Tegelikult meistriliiga algas see koondise mäng. Et Bulgaariat vaja võitana. Mis seal ikka? Nõus. Ei tea, Bulgaaria naiskonnast. Tegelikult ma arvan, tegelikult point selles, ega Bulgaaria on ka tugevam ja Iisrael on ka tugevam, aga lihtsalt Bulgaaria on umbes samal tasemel, ma arvan. Nagu Iisrael või nagu Eesti? Nagu Eesti. Iisrael võttis need mõlemad vist 3-1 midagi sellist või 2 väravaga, et nagu punkte ikka tahaks koduvälja. Ikkagi Muruväljaku hooaja esimene mängmuru A. Le Coq Arenal on ju naiste koondis. Ja, me näeme ikka, et meil prioriteedid on koondised alati, et meil see Premier League ei ole kunagi prioriteet, et sinna murule ei ole nagu võimalik... Ei, aga kas tead, miks nad ei mängi seal või? Muru ise on valmis. Ei, ma sain aru, et trenni ei ole teha kuskil. Et treening tingimused ei ole vastavad, et minna üle murule. Ja, ma sain tegelikult aru küll sellest, jah, et aga huvitav, kus see nagu... Minust on see idiootsus oli, et nad algselt juba selle planeerisid sinna, see oli minu arust. Tegelikult seda oli teada, et treeningtingimused meil nagu nii ei ole. Aga huvitav, kus see praegu naiskond siis trenni teeb kuskil kunsti? TNTK. Jah, seal on muru on olemas. Täitsa seal. See oleks veider, kui koondis teeks kunstmurul ja siis läks murule. Ei, tegelikult on sellised näited olnud küll, et mingid märtsikuu mängud, kus meil reaalselt murul trenni ei teha ei saa, paned kuskil sportandile ja siis mängid. Ma tean jah, aga see oleks antud juhul jaburlist. Nii et eks vaatame, kus me tüdrukud saavad hakkama. Põhimõtteliselt ju praegu isegi välisklubides on okei mängijaid. Seis on parem kui kunagi varem või? Ma ei tea, ei ole vist. Kõigi... Ta ei ole oluliselt halvem kui nagu aasta aega tagasi või nii, aga nagu väga palju paremaks näinud. Naiste jalgpall on ikka et vaata, Jürgen Henn võeti tööle nii on ju, et meil on ikkagi see 4 aastat ja EM, et okei, me ei saa, kui me ei saa EM-ile, siis tegelikult traagikat ei ole, aga me tahaks, et me oleks selles nii-öelda võitlejate ringis, kes omavad mingit reaalset šanssi, aga naiste koondised tegelikult ju, Šavaldaja võeti, tegelikult ju mingis mõttes saab ju paralleeli tuua ka jälle mingi Floras pikalt ja hästi töötanud, pandi koondise ette
aga tegelikult ega seal, ma ei tea, mis eesmärgid nagu naistest koondisel on austatud, ma arvan, et nende eesmärgid peakski äkki rahvuste liigas olema pigem kui mingi EM, sest EM-il, naiste EM on ju 16 võistkonda, no lootusetu sinna saada, lootusetu mõtlen. Et võib-olla see mingisugune ülejärgmine rahvuste liiga, see me tõuseme, võib-olla see võiks olla mingisugune selline mõte, aga selleks peavad ju ikkagi meie tüdrukud, ega siin meistriliigas, noh, sa nagu sa ei arene siin, see on võimatu lootusetu. Peab ikka välismaale minema, aga see on, noh, ma ei tea. Ja teine asi on see ka, et vaata see noorte, nad nüüd võitsid seda Küprost on ju, et tegelikult kogu tüdrukut U19 põhikoosseis vähemalt põhimõtteliselt mängib meistriliigas põhimängijad. Ja ikkagi on siuke, et praegu vaatad, et ilmselt fääridele jääme alla vaata, et see on nagu ka selline näite, et... Ja ma vaatasin, kui seda mängu ja asju ei saanud ju vaadata, noh siis ülekrantsigi olnud. Ma vaatasin otsa, et Eesti naised olid seal päris suured favorid isegi Küprose vastu. Küprose jah, aga lõpuks võitsime 2-0 ja üks väravatest oli otsa nurgalegist. Kuule, see on klassika. No samas sa pead niimoodi lööma, et sinna sisse keerleks, et ma isegi sellisel tasemel võib-olla sihikski niimoodi, et miks mitte. Aga no seal on võtmemäng, ma räägin, seal on fääridega võtmemäng, aga fäärid vist on tugevad, ma ei ka mänge või näinud. Et ja noh, meistriga ka algas, et seal oli ka, seal nagu nii Flora võidab selles mõttes, aga mõned ikkagi üllatasid. Näiteks Tammeka võõrsil Kalevet võitis ja nii mõndagi juhtus. Oota, see oli ka, tegelikult suurem üllatus oli see, et Saku võitis Tabasalut hästi suurelt, see oli minu jaoks üllatus. Aga noh, hooaeg on seal noor ja see on ikka minu arust debiilne, et üks võistkond mängib lihtsalt nagu sõprusmänge, ma ei saa sellest aru. See kuidagi, kui see mäng toimub, vaata. Nii on. Vot, et suka, ei tegelikult A. Le Coq Arena'l, kes tahab muidugi Eesti koondist toetab, aga... Muidugi minge vaatama. Reedel on veel hea ilm, enam-vähem veel, aga see on täpselt see... Kusjuures ma küll ise ei välista, et ma isegi võib-olla lähen vaatama täitsa, kui mul sest A. Le Coq Arena, minu arust on päiksepaisted reedel, et tegelikult päike paistab seal õhtul ja saab vaadata. Ma arvan, et see tuleb isegi päris tasavägine mäng ka lõpuks, et on mingid, ei ole nii, et meie omad saavad mingi 0-6 või midagi. Tuleb tasavägine hea mäng. Ja millal ikka järgmine kord A. Le Coq Arena'le lähme vaatama ilmselt. No see kuu rohkem ei saaks. Aprillis äkki lõpus ei ole või midagi või? Ma arvan, et ei ole, siis mais on. Ongi, üks mäng aprillis. Üks mäng per kuu, normaalne. Aga siuksed, ma vaatan korra, ma siin natuke oleme küll venitanud asjadega, aga äkki on Aivar juba, vaata. Ei, hääletus just käib, aga mis me ikka, kui Aivar saab, siis palju õnne. Aivar, kui ei saanud, järgmine kord uuesti. Loodame parimat Eesti jalgpallile, soovime nagu ka Aivar. Et teiega olid Ivan ja Maarjo järgmine nädal juba, me teame, kuidas Kaljul on esimesed 6 vooru lausa läinud. Võib-olla on väga halb, võib-olla on kõik on chill. Võib-olla ma ei tulegi eetisse. Võib-olla olen tsüklisse. Ei, ma olen kuskil kinnipidamisasutuses mingitel põhjustel. Ei saa välistada. Ei saa välistada, aga siiski järgmine nädal on ju derbi, et siis saame enne seda rääkida ka. Levad ja Floras antud juhus. Vot, et näeme järgmine nädal, siis oli Ivan ja Maarjo, tšau. Tšau.